ja tere tulemast siis meie kolmandasse kogemuskohvikusse, kus me siis niimoodi vaikselt ja rahulikult oma õpetamise ja õppimise kogemusi küberruumis jagame teistega. Ja tegelikult on meil täna enne, kui me siis oma kuvastiku läbikäimisega alustame, ka üllatuskülaline ja peab ütlema, et see üllatuskülaline on selline, et alati, kui ta minuga ühte küberruumi tuleb, siis mina tunnen ennast natukene ebamugavalt ja hakkan meeleheitlikult mõtlema oma sõnavara peale, et kui siis Tallinna Ülikooli keeleteadlane Peep Nemmals, kes siis vägagi seisab eestikeelse hea teaduskeele eest, kuulis, et me siin kogemusi jagame õpetajatega, siis ta tahtis teada, mis sõnu me kasutame. Ja no, ega siis miskit, panen kohe tegelikult Peebu slaidid käima, et anname talle siis avasõna, et kuivõrd meil on ju tegemist uue õppimisega, ega see ju ei tähenda, et me peaksime siis hakkama inglise keeles sõnu kasutama. Üks väike hetk. Need on kuvad, Jannika, need on kuvad. Need on kuvad. Kõigil on kõik meeles, kohe panen, jagan kuvastikku just. Nii. Ootame üks. Ma mõtlesin jah, et võiks natukene arutada selle üle, et mis on distantsõppe, mis on kontaktõppe ja nii edasi. Nii. See on viimane millegi pärast ees. Aha. Nii. Tuli pealkiri väga kena, aitäh. Just, aga Peep, räägi siis palun natuke kõvemini ja hakkame siis pihta otsast. Aha, jah, püüan siis häält tõsta. Kas on kuulda? On kuulda. Väga hea, et siis võib kohe järgmise kuva juurde minna pealkirjast edasi. Et see on see, millele me peaksime alati mõtlema, mis tahes teadusharus oma teadustööd tehes ja ka õpetades loomulikult. Et terminid ei tohiks olla mingid juhuslikud sõnad, varem kui nad ei ole otsetõlked ja mõnikord on ka kasulik, kui nad ei ole lahensõnad, et võid edasi lasta nüüd seda sama kuva. Siin on mõned hea termini põhilised tunnused, et peaks olema ühetähenduslik, peaks olema süsteemne, tähendab, et terminid omavahel peaksid klappima, kui me räägime ühest alast, ühe ala lõikudest ja see süsteemsus peaks olema vastavuses mõistesüsteemi ehk mõistestikuga ja otstarbeka termini tunnused on ka ökonoomsus, tähendab, et mida lühem, seda parem, mida kergemini hääldatav, seda parem ja nii edasi. Asjad, nagu me oleme inimestena. Ja siin on nüüd järgmisel kuval üks osundus võõrsõnaga tsitaat Tiiu Herelti terminiõpetuse raamatust. Pange nüüd palun tähele, et Tiiu Herelt omakorda osundab Viivi Maansot. Seal on, nagu te näete, kaugõppe, distantsõppe ja need teised terminid, mida on kasutatud mõnikord sünonüümidena ja teinekord on siis püütud nende tähendust eristada ehk diferentsida, nagu see termin seal kõlab. Ja järeldus on see, et sünonüüme ei tohiks väga palju olla, paar-kolm kõige rohkem ühe mõiste tähistamiseks. Ja siis edasi on pilk hariduse ja kasvatuse sõnaraamatusse 2014 ilmus raamatuna ja on ka veebis saadaval. Et ma loodan, et kõik haridus- ja kasvatusteadlased on juba sellega kursis, aga kui vaadata tegelikku sõnakasutust, siis millegipärast tundub, et vist ikka väga ei olda vaadatud või süvenetud. Et seal on distantsõppe halvaks tunnistatud ja selle asemel kaugõppe, mis sobib ka tänapäeval e-õppes. Ja see, et teistes keeltes on seal niisugune võõrsõna, mida eesti keeles saaks ka distantsiks nimetada, see ei ole ju põhiline. Siin on ta ainult ühes võõrkeeles, inglise keeles.
mis meil siis on, kas meil on, mida me praegu teeme, Peep, kui me nüüd siin kõik kokku tulime? Selle juurde me jõuame kohe. Olgu. See ei ole kaugõpe. Kuna distantsõpe oli üks, millest arutelu lahti läks ja mida kangesti tahetakse praegu kooliõpilastele peale suruda, siis siit järgmisest hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu artiklist näeme, et kaugõppija ei pea olema tingimata üliõpilane, vaid võib ka olla mis tahes kooliõpilane. Et meie õpilased õpivad praegu kaugõppes siis? Jah, et kui õpetaja ja õpilane on üksteisest kaugel, siis nad on kaugel ja õpe käib kaugelt. Üks on teisest kaugel ja teine on esimesest kaugel. Ja kui nüüd vaadata, mis on veebipõhises ja auditoorses õppekeskkonnas, selle kohta öeldakse küll kontaktõpe, aga see ei ole ka kõige õnnestunum termin. Siin pange nüüd tähele, et halvaks on tunnistatud küll puhtalt eestikeelset silmast silma õppe ja vahetuõppe, aga selle silmast silma väljendi kohta tasuks öelda, et kuigi inglise keeles on face to face, siis ei tarvitse seda eesti keelde näost näkku tõlkida, et eesti keeles öeldakse otse näkku või mõnikord lausa paisatakse näkku midagi, mis ei ole väga meeldiv. Nii et kui siin meie vaatame üksteisele silma praegu, siis miks mitte nimetada seda ka silmast silma õppeks, aga see ei lähe jälle termini otstarbekusega kokku, et on natukene pikavõitu. Nii et selle kohta pakun, et võiksime kasutada kas terminit ühesõpe või mestisõpe. Mestis on loomulikult Lõuna-Eesti murretest pärit vene laensõna, aga keeles on ikka teistest keeltest laensõnu, mis sobituvad oma keele, emakeele struktuuriga, olemusega. Nii et see ei ole põhimõtteliselt halvem, aga kui me õpime üheskoos, ükskõik kas me oleme ühes ja samas ruumis või üksteisest kaugel, siis sobib minu meelest selle kohta öelda, et see on ühesõpe. Peep, kas see ühesõpe on nüüd kusagil üldse kasutatud ka? Ei ole, selle ma pakkusin nüüd alles välja möödunud nädalal, kui ma sulle kirjutasin. Et see on väga värske sõna, et põhimõtteliselt, et see sõna just tekkis eesti keelde. Just. Aga väga hea, et vaatame nüüd järgmised kuvad ka ära ja siis tegelikult saame ju kohe küsida, et kuidas ühesõpe tundub või mis mõtteid see ühesõpe inimestel tekitab. Aga ma näen, et sul on paar kuva veel. Mul on paar veel, jah, et kuna ma nägin, et ka teie tänases tutvustuses oli mingisugune mitteformaalõpe, siis tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et formaalne tähendab midagi, mis on vormi täiteks tehtud, vormiline sisulise tähtsuseta. Et ma kahtlen, kas te sellega tahate tegeleda. Ja samuti on hariduse ja kasvatuse sõnaraamatus näidatud eelisterminina ikkagi kooliõpe. Seal on sul näidatud, et võiks synonüümina ka formaalõpet kasutada, aga mulle tundub, et pigem mitte, et ei ole niisugust formaalsust vaja. Ja mitteformaalne õpe on halvaks tunnistatud, mis järjekindluse huvides võinuks ju samas sõnaraamatus ka formaalse õppe halvaks tunnistada. Aga siin sobib väga hästi see eestikeelne termin, mida sõnaraamat pakub, vabaõpe. Ja see, et jällegi mingites teistes keeltes on see vorm ja vormtüvi sees, ei tähenda, et me eesti keeles peaksime tingimata seda kasutama, vaid minu arvates võiksime lähtuda oma keele olemusest ja kasutada võimalikult selgeid ja täpseid termineid ja vabastada eesti teaduskeele igasugusest formalismist. Nii et see oli lühidalt see, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida.
aga suur tänu, Peep, ja tegelikult olekski nüüd hea aeg kohe küsida, et need, kes siis meiega hiljem liitusid, et meil oli täna alguses üllatuskülaline Eesti teaduskeelega ühendunult tegutsev Peep Nemvalts, kelle siis kätes, peas tekkis just väga-väga värskelt uus sõna, mida ta meile pakub, et selline õppimine, mida me nüüd muutunud olukorras teeme, et see võiks olla ühes õpe. Et kuidas teile tundub selline sõna ühes õpe või mestisõpe, et kes te olete siin nüüd osalejate nimekirja juures, et vaatame kohe sellist nii-öelda meelsust, et kuidas selline sõna ühes õpe tundub, et kellele tundub hästi, et vajutage yes või siis jah eesti keeles. Et ühes õpe tundub, et meeldib päris paljudele, et vajutage julgelt jah, seal osalejatel on siis võimalus anda jahi või ei. Ja nüüd küsime, et kellele meeldib mestisõpe, et kas see mestisõpe võiks siis olla hoopis selline sõna, et kas me oleme ühes või me oleme mestis. No tundub, et see mestis, et jah, kui me vaatame ka sinna vestlusruumi, et siis see mestisõpe jah, no tundub, et ta nagu nii hästi ei kõla. Aga suur tänu. Ühe arvates kõlab ka toredalt. Ühe arvates ka toredalt. No peab ütlema, Peep, et sa kuhjaga andsid meile uusi sõnu, aga eks me siis hakkame vaatama, et kas see ühes õpe või siis mestisõpe, et mis ta võiks meil siis käiku minna. Aga meie läheme siis praegu edasi meie tänase kogemuskohviku teemaga ja tegelikult kõik need sõnad siis, mida ka Peep üle käis, et mida me siis teeme kaugõpet ja meie õpilased on kaugõppijad ja me ei ole nendega ei formaalsed ega mitteformaalsed, vaid me teeme nendega siis kooliõpet või vabaõpet, et igasuguse õppimise protsessi juures on ju hästi oluline see, et me saaksime neilt tagasisidet. Üks väike hetk ma kohe panen ka meie tänased slaidid käima, aga siis seni kauaks teadmiseks, et kes meie kohvikus ka esimest korda on, et reegel on siis selline, et alguses räägivad rohkem siis ülikooli õppejõud, kordamööda annan neile sõna, aga kõik need õppejõud, kes ei räägi, nemad kirjutavad siis aktiivselt vestlusesse ja kõik, kes on kogemuskohvikus kohal, et nemad siis ka samamoodi aktiivselt vestluses annavad märku, et kuidas nemad siis selle teemaga on kokku puutunud. Üks väike hetk, kohe siis ka saame need slaidid ekraanile. Niimoodi, et praegu on meil veel kontaktõppe, aga mine tea, äkki järgmine kord on siis juba ühes õpe. Et alustame esimese teemaga ja esimene teema on siis meil õppijate tagasiside ja siis jällegi need, kes ei ole varem siin keskkonnas olnud, et kui te vaatate üleval ekraani jagamise kohale, et seal on selline nupp, et rohkem tegevusi ja seal te saate valida annotate'i ehk siis sellise kommenteerimise ja palun siis hästi kiirelt kasutada, kas siis kriipse, märke, südameid, mida iganes, et need, kes siis arvavad, et õppijatelt tagasisidet veebis on lihtsam saada kui tavalises klassiruumis, märkike siis vasakule poole, et teie arvate niimoodi, siis mingi tähisega, no ja teeme siis ekraani umbes keskelt pooleks, et need, kes arvavad, et vastupidi, tegelikult on palju raskem õppijatelt seda tagasisidet saada, et teie siis märkige palun paremale poole ekraanile siis mingi tähisega, et teie arust on, tegin nüüd niimoodi pooleks, et teie arust on raskem. Läks nüüd, et paremale miinus, et on raskem ja vasakule, et on lihtsam. Et see vasakule märkige, kes usub, et on lihtsam ja paremale märkige, kes usub, et on raskem seda tagasisidet saada. Nii, no märkige julgelt. Igasugused tähised on lubatud. Saan ise ka midagi märkida. Märgin, ma võtan
on tähekese. Mina arvan ka, et on raskem. Et vähemasti minul on raskem õppijatelt veebist tagasisidet saada. Aga samas näete, osadele tundub, et on kergem ja tegelikult see ei olegi ju ainult saamine. Tegelikult võime ju öelda, et andmine. No näete, et täitsa servast serva. Aga liigume siis edasi ja vaatame, et mida siis meie õppejõud arvavad sellest esimesest asjast. Tuli meile siia südameid ja jooni kaasa, väga hea. Et kes meil siin on eraldatud tundega olnud? Mari-Liis, oled sa meil kuuldel? Mari-Liis? Ei ole hetkel? Ja oled. Kuule, Mari-Liis, räägi meile sellest eraldatuse tundest, et kui need kaamerad ja mikrofonid on välja lülitatud, et sul on selline hea kogemus kohe tuua ja teised, et kõik, kes meil siin kohvikus on, kirjutage, kas teil on seda eraldatuse tunnet kunagi tekkinud või te isegi ei saa aru, millest me siin praegu räägime? Jah, minu see kogemus küll on võib-olla pigem just infotunnist, aga tekkiski see sama olukord, et kus kaamerad olid kõigil välja lülitatud, mikrofonid olid kõigil välja lülitatud, ma ise nägin ainult oma slaide ja ütleme nii, et üsna selline üksik tunne tekkis ja lisaks sellele üksikule tundele tekkis veel ka see, et raske oli nii-öelda järge pidada, et kellele ma nüüd täpselt räägin, sest et kuidagi selline keskendumine või kadus ära, et sellist tagasiside kuskilt kelleltki ei tulnud. Nii et jah, oli keeruline olukord küll, jah. No vot, et siin on, ma vaatan, keegi meist on andnud väga hea soovituse. Huvitav, kes selle soovituse kirjutas, et tahab ta kommenteerida, aga ma annan Alliki sulle küsimuse, et kuidas sa siis nüüd selle kontakti loomisega täpselt tegeled või hoiad või kuidas sa seda dialoogi algatad või kuidas sa siis neid õppijaid julgustad, kui sa seal niimoodi üksinda istud seal kaamera taga, et mis sa teed siis? No see kõige lihtsam lahendus selleks on see, mida ka Peep alustas, eks see on keel. Ja kasutada keelt ja neid sõnu, mis meil on selleks eesti keeles loodud, et tõepoolest olla nende inimestega kontaktis. Need samad, mida praegu Jaanika sina teed, on küsimused. Need on igasugused tähelepanu tekitavad ülesanded, sest ma pean tunnistama, et see südamekeste ja tärnikestega slaid tekitab vadet rohkemgi tähelepanu, ehkki nad natuke kipuvad segama, kui siis selline tavapärane. Siis ka kõiksugu tunnustavad ja hoolivust näitavad sõnad. Ka kõiksugu uudissõnad ja uudiskeelendid, ehk kui me tõepoolest kasutame neid selliseid toredaid sõnu, mis siit ka täna tulid, ühesõpe või siis mis asja mul juba mestisõpe, või siis tõesti ka selliseid, nüüd ei oskagi eesti keeles seda sõna ütelda, siis energiat tõstvaid harjutusi vahele, et siis kõik see näitab ja loob ka selle kontakti uuesti, aga igal juhul ikkagi dialoog kellegagi, keda sa näed, et ta tõepoolest peaks olema ja kui esimene vastaja ei taha kuidagi kontakti võtta, et siis tuleb lihtsalt uuesti proovida. Aga inimesed juba üsna pea hakkavad ka aru saama, et sa oled selle ruumi looja sellisel viisil, et sa hoiad ja tahad hoida dialoogi ja siis ka ei lähe need mikrofonid või mikrofon on kinni, aga siis ka ei lähe need pildid nii kergesti looja, et ikka püütakse vaadata rohkem. Väga hea, Alliki. Ja samal ajal ootame teie kõikide kommentaare siis sinna chati või vestlusesse, et kuidas teie seda kontakti loote või hoiate või mis siis juhtub, kui ikka üldse käima ei lähe, et äkki on siis selline väike salanipp olemas. Aga liigume edasi. Ja Larissa, kas sina tahad meile rääkida seda väikse rühma nippi ja et tegelikult ju sõltuvalt keskkonnast, mida me siis seal kaugõppes ühes õppimiseks kasutame, et kui me saadame need õppijad väikestesse rühmadesse, et ega meie ise ei näe neid rühmasid, et see on päris
ruumis olles see tähendab seda, et nad lähevad kõik tubadesse ära ja tõmbavad ukse kinni ja panevad lukku ka ja siis sa istud jälle seal eraldi, aga samas neil on seal hea, sest õpetajat seal ei ole. Et räägi, kui tihti seda teha ja kuidas sa siis ennast päästad või kuidas sa aru saad, mis nad seal teevad, kas nad seal üldse tööd teevad või räägivad hoopis ilmast? Larissa. Et ma tegelikult, vabandust, ma unustasin ära, et tegelikult ma ei ole seal väikestes rühmades tõesti kolanud veel ja ma olen mõelnud, et kuidas seda teha, aga et ennetada seda tunnet, et sa ei tea, mis seal toimub, on võib-olla siis ka rühmatöö alguses, et rühmatööd planeerides läbi mõelda, et mis on selle rühmatöö otstarve ja seda siis omavahel läbi rääkida. Ja siis see otstarve on siis see, mida see väike rühm seal ellu viib. Ehk siis tegelikult siiamaani olen ehitanud seda tegevust usalduse peale. Ehk siis me räägime läbi, mis on rühmatöö eesmärk ja mis on selle rühmatöö otstarve just nimelt selles korras. Ja siis toimetatakse selle alusel ja seda saab siis seminari või selle õpisituatsiooni lõpus uuesti nii-öelda suurde gruppi tagasi tuua. Et siis läbi selle tagasiside saab kuulda, et kuidas siis see väike rühm seal toimetas. Aga ma olen nõus, et tekib selline tunne, et sa oledki justkui üksinda, kui rühmad tegutsevad. No, ilmselt see on siis midagi sellist võib-olla, mida võib ka päriselus natuke isegi õppejoona unistada, et meil seda, nüüd mul läks ka see sõna meelest ära, issand jumal, kas Peep on veel kohal. No ühesõnaga see õpe, kui me kohal oleme, siis mitte see statsionaarne õpe, aga see siis kohal õppimine, et me saaksime tegelikult rühmatööde jaoks saata õppijad tõesti rahulikesse kinnistesse ruumidesse, et nad saaksid segamatult tegeleda. Aga seda mõistisõpet. Just seda ühes õpet siis teha. Niimoodi. Aga nüüd Katrin, räägi Katrin sina, et kuidas selle reaktsioonist arusaamisega on või mis nippe sina oled kasutanud, et ikkagi aru saada, et millal nad hakkavad ära tüdinema, et võtta päris ruumis nad ju nihelevad ja haigutavad ja lähevad Facebooki ja igale poole lähevad ja hakkavad seal omavahel sosistama, aga no saad sa nüüd aru, et mida teeb vasakul või paremal pool ekraanil olev kolleeg, eks ole. Et on sul mingeid nippe? No võib-olla see õppijate tagasiside on ikkagi olnud see, et kuna see siis ühes õpe on üpris kontsentreeritud, siis isegi olen mina saanud tagasisidet, et see on küll intensiivsem, aga ka tulemuslikum. Isegi need väiksed rühmatööd, mida nad on teinud, nad tunnevad, et nad kasutavad aega palju ratsionaalsemalt kui võib-olla teinekord klassiruumis olles. Ja siin on võib-olla küll ikkagi see iseenda reguleerimine, et sa ei võtaks õppijatelt kogu õppimisruumi ära ja suudad selle õppe ikkagi kavandada niimoodi, et nad on väiksemate ampsudena ja siis jälle kaasata õppijaid enam siis kas diskussiooni, dialoogi või siis väikestesse rühmadesse, et need õpiampsud, ma ei tea, kas see nüüd on jälle õige termin, aga seda võib-olla siis mõelda. Õpiampsud. Ja no kui seda terminit praegu eesti keeles ei ole, et siis võib öelda, et me saime praegu siis ka uue termini, õpiampsud. Et ei ole midagi ainult Peep see, kes uusi sõnu loob, et ka meie ise saame neid sõnu luua, aga selleks nad siis siin keeles juurduksid, et oleks vaja rohkem kui üks inimene, kes neid kasutaks. Aga mulle ikka hästi meeldib, kui inimesed ekraani natukene aeg-ajalt värvilisemaks teevad. Et ma vaatan, kas ma siin ise saan jälle selle joone tõmmata, aga ma ütlen, mis siis ühele poole või teisele poole joon tuleb. Ma ei hakkagi seda, vaatan, kus see joon on. Siin on nüüd see joon. Päris sirge joon tuli seekord. Et palun märkige paremale poole joont mingi sümboliga, et kellel tundub, et nüüd selles
kaugõppes ja ühes õppimises on vaja õppejõul siis oma arenguga tõsiselt tegeleda ja vasakule poole siis pange mõni sümbol, et kes arvab, et noh, mis seal siis nüüd ikka tegelikult teistmoodi on, et õppimine on õppimine ja õpetamine on õpetamine, et tegelikult ei ole nüüd väga vaja muretseda selle arengu pärast, et tegelikult ei ole ju mitte midagi teistmoodi, et me lihtsalt vaatame seda ekraani, et vaatame korraga õpilast ja siis vaatame, ei vaata Facebooki, ei vaata, kunagi ei vaata ja meili ka ei vaata, kogu aeg vaatame ainult õpilast ja vaatame slaide. Aga noh, praegu küll tundub, et seal, keegi siiski arvab, et ei ole väga vaja selle õppejõu arengu pärast muretseda. Tegelikult päris võib ka nõus olla, sellepärast, et teatud tasemel ilmselt õppejõul enam ei olegi vahet, et kus kohas tal see õpetamine toimub, et ta tegelikult valib alati siis selle kõige parema repertuaari. Nii, aga mina nüüd võtan siis need ilusad joonistused jälle maha ja liigun järgmisele slaidile. Ja kellel on meil siin selline õpetamisstiil, kes tahaks kõva häälega rääkida, teised loomulikult kirjutavad siis chati, et kas keegi on leidnud mõne uue õpetamisstiili. Tegelikult ma küsin hoopis tagurpidi, et Mairi, sina oled ju õpilane, sina oled kaugõppija, et räägi, kas oled avastanud, et mõni sinu õppejõududest on nüüd leidnud uue õpetamisstiili, mida ta varem ei kasutab või vähemasti seda klassiruumis ei näinud? No minu kogemus ütleb, et üldse niimoodi õppides tegelikult õppejõu isikupära tõusebki hoopis teise nurga alt esile. Et iga õppejõud on ikkagi, ehkki see lähteülesanne on nagu sama, et õppe viia veebi üle, leidnud sellise omanäolise lahenduse. Ja ma olengi kogenud väga erinevaid formaate, et näiteks kuulanud audioloengut, mis on ka, ma arvan, selline üksildane töö lugeda seda loengut sisse, aga seda kuulates ma olen tegelikult kaasas ja kui küsida, et kas saab tagasisidet, et siis mina näiteks tunnen, et võt selline loeng mind pani tagasisidet andma, et ma võtsin selle aja ja kirjutasin, sest ma olen ise samamoodi koolitust tehes tundnud, et ma räägin nagu tühja musta auku. Ja siis ma võtsin vastutuse, et kirjutasingi, et tegelikult ma naeratasin kõikides nendes kohtades kaasa, kus sa tegid nalja ja see tunne mulle tuttav. Ja mulle meeldis selline õppimine, mulle meeldis kogu protsess. Nii et ma olen kogenud uusi viise ja see on olnud hästi hea õppimisvõimalus, et tegelikult lisaks sellele ainele, mida sa siis õpid, sa õpid kuhjaga juurde seda ka, kuidas ise mingisuguseid vahendeid kasutada. Ma olen nüüd päris palju tegelikult internetis seda nii-öelda dialoogi näinud, et kumb on siis parem, et kas parem on ette salvestatud videoloeng või parem on siis olla nii-öelda ühes koos, et küsiksin veel üks kord nüüd hoopis Alliki sinu käest, et mis sina õppejõuna arvad, et kas selline õppijatega koos olemine on sinu jaoks lihtsam või see, et tegelikult sa salvestad selle jutu ette videona ja siis paned kusagil õpikeskkonda? Ma olen katsetanud mõlemat varianti ja ma vahepeal kirjutasin sinna juurde, et õpetamisstiiliga haakub mul just see mõte, et vahel võib täitsa stiilselt ka julgeda ämbrisse astuda ja stiilselt midagi nagu mööda panna. Ma näen, et Mairi naerab nii armast, kui ta kirjutab, et sa naerad selle sama koha peal, kus on anekdoot. Aga et ütleme niimoodi, et minu jaoks on selles õpetamisstiilis just oluline see variatiivsus. Et ühelt poolt see, et sa mõtled õppija jaoks, et see õpe oleks variatiivne, aga teiselt poolt ka selle õpetaja või õpetava inimese jaoks. Et väga üksluiseks läheb, kui ma kogu aeg olen sellises ühes õppes veebiteel ja teisalt ka see, kui ma kõik need loengud peaksin kuskil üksi sisse lugema. Nii et mina olen kasutanud ka näiteks sellist varianti, et ma olen kutsunud oma õppesse külaluse ja teinud temaga intervjuu, salvestanud selle ette, teinud tagurpidi intervjuusid,
siis tõesti kasutanud kõiki veebivõimalusi igasuguste kirjalike tööde selliseks jagamiseks või siis välja mõelnud eraldi selliseid töötubade stiilis ettevalmistatud selliseid sele on selle nimi eesti keeles, ma ei tea, kas te teate, kuidas need eestikeelsed terminid on. Selesid. ja et tõesti ühelt poolt ikkagi vaadata seda õppija variatiivsust, et seda, et see õpe ja õppeülesanne jõuaks parimal viisil kohale ja teiselt poolt loomulikult seda, et sa ise ka saaksid kombineerida ja mida ma olen hakanud märkama, et kui ma oma õppes ise väga vähe kasutan tegelikult nende samade kuvade tegemist, siis võib-olla nüüd on nad ikkagi väga heaks toematerjaliks, näiteks kui sinna peale midagi lugeda, et see on üsna huvitav, see monoloog iseendaga haritud inimesega on ka teisest küljest täitsa tore. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele, aga ma hämasin nii palju, et kuskilt tuleb see vastus nüüd välja lugeda. Mulle jäi meelde see, et küll on tore teha monoloogi intelligentsi ja haritud inimesega, et mina ise, eks ole. Ma tahan lisada võib-olla siia ka seda, et kui me ikkagi ülikooli õpingute raames mõtleme, et siis nagunii igal õppejõul on see omapära, isikupära, et võib-olla nagu mitte ka liialt üle muretseda, et ma pean olema võimalikult mitmekesine, et see virvarr võib tekkida üliõpilastel selles meie ülipüüdlikkuses võib-olla veel vastupidiselt, et võib-olla siin on seesama, et vähem on rohkem ja kasuta ikka oma tugevusi õppejõuna, aga mitte otsi ka uusi lahendusi. Ja ma olen sellega hästi päri, et just mu mõte on ikkagi pigem see, et see tõesti sõltub ka väga palju õppejõust ikkagi sellest, et kas sa tunned ja kuidas sa tunned ennast hästi või kuidas see teemaga haakub või et mida sa siis kasutad, on selline tõesti väga tundlik küsimus. Aitäh lisamast. Ma nüüd jõudsin juba järgmisele kuvale, aga võib-olla siis eelmise lõpetuseks, et vist jäi ka kusagil väikestest veebinõuannetest nagu meelde, et praegusel ajal on ju eriti lihtne staare endale tunde kutsuda, sellepärast, et ta ei pea ju kohale sõitma ja võib-olla ikka 5 või 10 minutit leiab, et ma nüüd ei tea, et kas astronoomiatundi kohe päris NASA astronoodi saab, aga tegelikult võib ju proovida, eks ole. Et maailm on ju praegu väiksem kui kunagi varem ja tegelikult see e-maili kirjutamine või e-posti saatmine ei maksa ju midagi. Nii, aga nüüd selline rinnal nutmine või siis kogemuse jagamine, et ootan siis vestlusesse jälle kommentaare, et kas teie siis õppejõuna tegelikult ka jagate pärast oma sellist õpetamist järjekordset kaugõppetundi ühes õppes veebipõhiselt teistega, et mis läks hästi, mis läks halvasti või miks seda tegelikult üldse teha tuleks, et Larissa, tahad sa siin jagada oma kogemustest, sina jagad? Jagan ikka. Ma korra jätkan sellest eelmisest arutelust ka, et ma mõtlesin, et see õpetamisstiil on hästi selline didaktiline termin, et võib-olla rääkida siis tegelikult õppejõu valikutest ja orientatsioonist, et millele siis orientatsioon oleks mõistlik või asjakohane selles õpisituatsioonis, et see on nagu selline valiku küsimus ja ma olen kogenud seda, et need valikud kipuvad muutuma harjumusteks, et siis vaadata ka seda, et need õpistiilid ei kujune harjumuseks, sest need valikud tulevad hästi välja, et see on ka nagu niisugune ämbrite koht. Aga praegult siin, et mul on lihtsalt eelmisest nädalast kogemus magistriseminari viimasest kohtumisest, kus siis mängisime läbi eelkaitsmissituatsiooni ja siis sinna oli planeeritud see aeg kokkuvõtete ja siis selle eelkaitsmise tulemuste osas, aga see kujunes selliseks hästi toredaks tagasisideks, et kus tegelikult magistrantid andsidki tagasisidet sellele, mis toimus, ehk siis protsessile, et tegelikult kuidagi nagu tujuvalt läks selliseks minu enda
kogemuse aruteluks ja see oli väga üllatavalt, väga asjalik ja hästi, et kuidagi nad nägid kõik läbi, kuidas see protsess oli planeeritud ja siis ma mõtlesingi, et vahel on tegelikult seda õpetamise kogemust ongi hea arutada õppijate endiga, et muidugi me arutame omavahel ja see loobki uusi tähendusi ja uusi orientatsioone, aga näha ka õppijas sellist hästi lähedast partnerit, kellega võib selliseid sügavaid asju arutada, et see on võib-olla üks võimalus enda arengus julgelt kasutada. Et küsidki õppijatelt, et kuidas meil tänane tund läks, kas tempo oli õige, kas rühmatööd parajad, kas loeng oli liiga. Ja tegelikult on see ju isegi väga lihtne, et kui nad ei taha häälega rääkida, võib ju siis lõpetuseks vestlusesse küsida, et enne kui klassiruumist ära lähete, et jätke mulle selline väike sõna. Ma nüüd küll läheks järgmisele slaidile, aga sa ütlesid, et õppijalt küsida, aga kas õppija tegelikult julgeb ausalt vastata, arvestades seda ka väikest skandaali, mis meil siin nüüd oli, et õppija tagasiside, võib-olla ka siis mitte kohane, et võib ju õppejõu endast välja viia, et kus see punane peenike joon jookseb, et millal see õppija tunnetab ennast õpetajana võrdsena, et ta julgeb öelda, kuule õpetaja, et täna läks täitsa metsa. Ilma siis kartmata, et siis hindest tuleks tagajärg. Larissa tegelikult võib-olla ise vastagi, ise pakkusid, ise vasta. Ja tead sa, ma juba hakkasin trekkima, et tegelikult kui võtta, et tagasiside ei ole vastus ja tagasiside ei ole reaktsioon ja tagasiside ei ole ilmtingimata rahulolu näitaja ja nii edasi, et kui mõelda nii, et tagasiside on suhtlusvorm või see on suhtlemine, et siis kuidagi need asetuvad võib-olla need tähendused teise raamistikku, et nii võibki küsida, et need valikud on olnud täna sellised, et kuidas te kogesite ja siis võib-olla selles olukorras saab ka tagasisidet suhtlemise protsessis eks ju koguda. Aga kui mõelda, et tagasiside on peegeldus millegile, mida kogetakse, eks ju, siis on seal juba omad valikud või kui me tahame tagasisidet kogeda sellele, et kas see sisu vastas ootustele nii edasi, et siis on tõenäoliselt juba need tagasiside saamise ja kogumise vormid juba enam struktureeritud ja enam formaalsed ja see, mis on avalik juhtum, see on seotud ikkagi sellise tagasiside, ühtlustatud tagasiside standardse vormiga ja see on võib-olla midagi muud, millest meie täna võib-olla ei räägigi üldse. Meie räägime ikkagi sellest, et ise paremaks muutuda nii õpetajana kui õppijana. Aga Katrin, hüppan siis kohe sinu juurde, et meil siin ekraanil on lause, et külasta teisi, et saada uusi ideid, et kas sina külastad ja just veel nimelt selle eesmärgiga, et saada uusi ideid ja kas sa ka siis aeg-ajalt salvestad ja oma salvestusi vaatad, Katrin, ja mis tunne on, kui sa ennast vaatad? Ma päris niimoodi õppejõudude veebiseminari külastanud ei ole, kuna sessioon õppes siis on endal ka õpe, kuid ma olen tabanud seda, et ka ükskõik milline Zoomi koosolek või selline seminari vorm annab tegelikult endale mõtlemisainet, kuidas seda veebiõpet paremini läbi viia. No ennast ei ole hea vaadata, olen salvestanud ja just nagu selles aspektis, et ka nii nagu Halliki alustas, et kuidas oma keelt kasutada, et kui ma tahan ikkagi mingit miniloengut või mingit olulist sisu edasi anda läbi veebi, et kuidas ma kasutan oma keelt ja millised on need parimad viisid, et kas tõesti et jõuda nagu õppijani. Aga seal on arenguruumi. Aitäh ja meie täna viimane teema on siis koos õpetamine ja nüüd selle koos õpetamise puhul, nüüd tuleb jälle vaba käejoon, et palun märkige need paremale siis mõne tähisega, et kes arvab, et selline koos õpetamine on nüüd
sellistel veebis õppimistel isegi, kui mitte väga hea, siis hädavajalik ja igati suureks abiks ja vasakule jälle vastupidi, et niigi on segane, et see koos õpetamine tegelikult teeb selle ettevalmistusprotsessi võib-olla veel raskemaks, keerukamaks, sellepärast et üksi õppejõuna ma vähemasti tean, mis ma teen, aga nüüd ma pean hakkama teisega veel kogu aeg läbi rääkima, et on see siis nüüd hea või on see nüüd halb või mis me teeme või mitmendal minutil me seda teeme. Et praegu küll tundub, et see koos õpetamine tundub rohkem meele järele olevat. Aga lähme vaatame, mis slaidid meid siin siis ootavad. Et õppetöö jagamine teistega, et kes meil tahaks sellel teemal sõna võtta? Ma mõtlen Alliki, kas sina jagad? Sina jagad teistega? Jah, jagan. Väga meelsasti jagan. Aga selles jagamises on nii väljakutseid kui võimalusi, et olen seda oma kolleegiga tegelikult koos uurinud ka. Ja kui me mõtleme selle peale, et praegu sellise õppiva organisatsiooni üks tunnuseid ongi see koosloome või koostöö, et see koostöökultuur peaks kasvama, et siis selles veebipõhises õppes on minu meelest ka hästi oluline seda sellist printsiipi nagu järgida. Et neid koostöövorme ja võimalusi on väga erinevaid, et neid erinevate metaforide kaudu kirjeldatakse. Ma ei hakka vist ilmselt ei ole siin aega neid metafore tuua, need on iseenesest päris toredad. Aga kui ma mõtlen seda, et millised võimalused on, siis eelkõige uuringud toovad esile just seda, et hästi palju saab jagada ressurssi, et saab jagada selliseid inspiratsiooni ja ideid ja kogemusi ja ka saab paindlikult aega kasutada, kas või veebiõppes kõige lihtsam näide, et kui ikka läheb, ma ei tea, kurk kuivaks, et siis teine saab võtta lonksu vett ja teine siis samal ajal jätkab. Et selline, siis kui jagada õppijad gruppidesse, on alati hea siis ka neid gruppe hallata, siis saab jagada vastutust ja saab jagada siis just ka nagu üksteiselt õppida seesama refleksiooni küsimus, et kui üks on, kas ta siis on nii-öelda juhtõppejõud või on tegemist siis mõlema võrdse partneriga, igal juhul on sul olemas dialoogipartner ja refleksioonipartner. Ja sellest koostööst tekivad sellist sünergiat ja mitmekesisust ka õppijad hästi hindavad. Ja muidugi on see ka selline oma mugavustsoonist välja tulemine, sellepärast et üksi on lihtsam ja koos sa pead arvestama teisega. Aga see võimaldab just neid keskkonna erisusi märgata, et seesama, et kui ikkagi Mari-Liis meil praegu siin haldab seda chatiruumi ja Jaanika siis veab vestlust üleval, et siis on hulga lihtsam ilmselt teil kahel koos toimetada ka. Aga väljakutset on ka siin juures, et on seesama ajaressurss, eks, et kuidas leida see ühine aeg või ka kõige lihtsam asi, töötasu, kuidas arvestatakse. Pooleks. Just, et paned täis aja, aga töötasu läheb pooleks. Ja need samad vastutused ja kohustuse küsimused, see on ühelt poolt nagu selline võimalus, aga teisalt on ta loomulikult ka väljakutse, et kes mille eest vastutab ja kõik see kokkulepete osa vahel on ka selliseid, kus põrkuvad sellised kokkulepped või siis põrkuvad hoopiski mingisugused väärtused. Et ongi erinevad arusaamad õppimisest ja õpetamisest ja ka erinevad need õpetamisstiilid, et sellised küsimused ja muidugi ka näiteks isiksuslikud erinevused, et võib hakata üks domineerima, teine siis teadlikult tagasi hoidma ja nii edasi. Et sellised küsimused jah, tulevad, aga ma võin need õpetamismetaforid siia chati sellesse meile kopeerida, et siis on ühe abielu metafori kaudu on väga toredasti seda selgitada. Me jääme sinu abielu metafore siis uurima, ja samal ajal ma nüüd vaatan, et võtaks ühe slaidi endale ka, et see tööjaotus osa, et me vist jätsime viimasel hetkel selle siit kuva pealt välja, aga tegelikult, et lisaks sellele tööjaotusele peaks olema kriisiplaan ka. Ja et see kriisiplaan on siis see, et mis juhtub, kui ühel õppejõul näiteks, kes siis ekraani haldab, arvuti hangub, ikka võib selliseid asju juhtuda, et kes on siis see, kes selle
juhtohja enda kätte sujuvalt võtab, et võib-olla siis vaataja seda ei tajugi. Ja et ka võib-olla siis näide tööjaotusest, mitte ainult, aga ka plaan B-st. Et eile, kui ma siis olin ühel suurel rahvusvahelisel online konverentsil, et mina siis esinejana saingi kirja, et näete, siin on plaan A, et kasutage seda. Kui meil nüüd see rühm ei tööta, ütleme see keskkond, siin on plaan B, kasutage seda. Ja kui see ka ei tööta, siis on plaan C. Nii et see tundus ju tegelikult mõnes mõttes naljakas, et mis mõttes ei tööta, eks ole, tahate siin tuhandetel asju teha, aga väga mõistlik ju tegelikult, et on olemas siis ka see kriisiplaan. Nii, aga meie saimegi ju siis edukalt hetkel nüüd nende põhiteemadega läbi ja saadaks nüüd siis osalejad 4-5 jaotatuna ruumidesse omavahel arutlema, et mis siis nüüd teie puhul on olnud oma kogemuse järgi need kõige suuremad väljakutsed, kas siis oma kui õppejõu arengus, kas siis õppijatelt tagasiside saamisest või ka koos õpetamisest. Saabumegi siis vaikselt tuvadest tagasi ja loodan, et saite veel siis mõne hea nipi või triki või kogemuse, mida siis teistega jagada, et kui seda sealt veel tuli, et võite julgelt siis siia vestluse sisse trükkida. Aga mina oma poolt siis tänan teid tänases kohvikus osalemise eest ja järgmine kord siis juba jälle nädala pärast ja järgmisel nädalal on siis tegemist eriti põneva teemaga ja julgustan siis tegelikult järgmisel korral kohvikusse kaasa võtma ka õpilasi, sellepärast et järgmisel korral me arutleme selle üle, mida õppijad siis sellises veebipõhises õppimises õppejõult ootaksid, et öeldakse, et teise silmas võib-olla märkad pindu ja enda silmas ei märka palki, nii et ma arvan, et see järgmine kord siis meile kui õppejõududele on selline väike täitsa põnev tõehetk, et mis on need soovitused, mida üliõpilased ja õpilased meile annavad, olles siis kaugõppijad ja kas me oleme nendega nõus või ei ole. Nii et kohtume siis jälle nädala pärast kolmapäeval ja seniks siis toredat, ilusat kevade jätku. Kohtumiseni!